Teiega seotud lennukid liikusid Lähis-Idas Iraani telje suunas. Ilma ametliku tähistuseta lennukeid jälgiti lahkumas Jordaaniast. Tundmatud droonid ilmusid taas Iraani tundlike alade kohal. Ja 14 islaami revolutsioonilise kaardiväe liikme surma vaadeldakse nüüd põhjalikumalt. Juhtumist teatati juba varasemas videos kui plahvatusest Iraanis. Aga sel teisipäeval 5. mail 2026 saab see sündmus teise tähenduse. Selle asemel, et käsitleda ainult Teherani ametlikku versiooni, mis räägib lõhkemata laskemoonast, hakkab uudis kajastama ka sabotaaži kahtlust. Ja just siis hakkab diskreetsete õhusõidukite liikumine, droonid tundlikes piirkondades ja sisemised plahvatused kujundama Iraani režiimi jaoks ohtlikumat pilti. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Peamine punkt on lihtne. 2 LM-100J kaubalennukid, mis on Super Herculese perekonna tsiviilversioon, ilmusid lennu jälgimisel Jordaania piirkonnas. Üks neist liikus ida suunas, Kuveidi, Saudi Araabia, Iraagi või Iraanile lähemal asuva marsruudi poole. Teine liikus läände pärast seda, kui oli samuti Jordaaniast õhku tõusnud. Seda tüüpi õhusõiduk suudab transportida personali, varustust, sidesüsteeme ja tundlikku materjali. Ametlikku kinnitust selle kohta, mis pardal oli, ei ole, kuid vaikne liikumine ilma selgete märgistusteta ja keset kriisi Teheraniga pani sõjandusuudistes häirekella tööle. Ettevõtet Palace Aviation mainiti juba 2026 aasta jaanuaris, kuna ta opereeris LM-100 JIT lennukit, mis oli seotud CIA teenustega lennul Caracasesse. Mis aitab seletada, miks selline lennukitüüp tõmbab nii palju tähelepanu, kui see ilmub kriisipiirkondadesse. Tekkis võimalus, et plahvatus, mis tappis 14 revolutsioonikaardi liiget, on seotud salajase sõjaga Iraani sõjalise struktuuri vastu. Islamirevolutsiooniline kaardivägi toimib režiimi kõige karmima haruna. See kontrollib relvastatud võrgustikke, juhib droone, rakette, kiireid paate ja toetab Teherani liitlasrühmitusi mitmel pool Lähis-Idas. Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA versioonil põhinevate teadete kohaselt. Kõik 14 hukkusid Zanjani provintsis lõhkemata laskemoona käitlemise operatsiooni käigus. Kuid see seletus ilmub just ajal, mil režiimi vastu on suur surve. Sabotaaži hüpotees muutub tõenäolisemaks, sest Iraani on juba korduvalt tabanud varjatud operatsioonid. Natanzis, mis on üks Iraani tuumaprogrammi kõige tundlikumaid piirkondi, on režiim kannatanud elektrikatkestuste, plahvatuste ja uraani rikastamise rajatiste kahjustuste all. 2021 aasta aprillis süüdistas Teheran Iisraeli tuumarajatise saboteerimises ja lubas kättemaksu. Reuters kirjeldas seda juhtumit kui järjekordset peatüki pikas varjatud sõjas Iraani tuumaprogrammi vastu. See on muster, mis hirmutab Teherani. See ei ole välja kuulutatud lahing, see ei ole sissetung üle piiri, see on sisemine löök, mis paistab rikkena. Tulekahju, elektrikatkestus või plahvatus. Enne seda oli Stuxnet juba maailmale näidanud, et Iraani saab rünnata seestpoolt, ilma et ükski sõdur ületaks piiri. Viirus tabas Iraani tuumaprogrammiga seotud süsteeme ja sai kaasaegse sabotaaži sümboliks. Reutersi poolt tsiteeritud teadlased märkisid, et Stuxneti versioone kasutati Iraani tuumaprogrammi vastu juba 2007 aastal, enne kui see avalikkusele laiemalt teatavaks sai. 2010. aastal oli sõnum Teheranile karm. Sormus, propaganda ja saladus ei piisa, kui vaenlane suudab tabada sõjamasina närvisüsteemi. CIA-l ei ole vaja näida isoleerituna, et hirm eksisteeriks. Agentuuri ajalugu näitab, et luureoperatsioonid tulevad tavaliselt avalikuks alles aastate pärast, kui ilmuvad dokumendid, lekked või tunnistused. Praegu on see, mis ilmub, peaaegu alati vaid jälg. Diskreetsed õhusõidukid, ebatavaline korduv liikumine, kahjustatud tundlikud sihtmärgid ja ametlikud versioonid, mis püüavad narratiivi liiga kiiresti lõpetada. Iraani enda ajalugu tõestab, et see umbusk on vana. 1953 aastal näitasid avalikustatud dokumendid, et CIA kavandas ja aitas ellu viia peaminister Mohammad Mossadeghi kukutamise. Operatsioon oli poliitiline, salajane ja otsustav, et muuta Iraani suunda tol perioodil.
Aastakümneid hiljem mõjutab see sündmus endiselt. See painab režiimi mälu, sest näitab, et Washington on juba kasutanud luuret, et sekkuda otse Iraani olukorda. Erinevus on nüüd selles, et surve ei tule enam ainult poliitika seestpoolt. See tuleb merelt, õhust, droonide kaudu, luure kaudu ja plahvatustena revolutsioonilise kaardiväega seotud piirkondades. Teistes vaenulikes riikides on CIA samuti seotud varjatud tegevustega režiimide vastu, mida peetakse Ameerika Ühendriikide vaenlasteks. Teistes riikides, näiteks Kuubal, korraldati monguusi operatsioon pärast Sigade lahe ebaõnnestumist ning selle eesmärk oli nõrgestada Fidel Castro režiimi salajaste tegevuste, propaganda, poliitilise surve ja sabotaažiplaanide kaudu. Välisministeeriumi andmetel viisid operatsiooni läbi CIA ja Kaitseministeerium Edward Lansdale'i juhtimisel. See ajalooline näide näitab, et Washington on juba kasutanud salajasi operatsioone CIA-ga seotud režiimide nõrgestamiseks. Kui sihtmärk on seotud terrorismiga, muutub muster veelgi otsesemaks. 2011 aastal oli operatsioon, milles tapeti Osama bin Laden aastatepikkuse CIA juhitud luuretegevuse tulemus, mida toetasid ka teised USA valitsuse harud. CIA ise väidab, et missiooni edu tulenes aastate jooksul läbi viidud keerukatest operatsioonidest ja analüüsidest. CIA ise väidab, et missiooni edu tulenes operatsioonidest ja analüüsidest. Sõnum igale vaenulikule struktuurile on selge. Kui Washington otsustab sihtmärgi üles leida, on avalik faas tavaliselt vaid palju pikema ja vaiksema töö lõpp. 2022 aastal tapeti Kaabus ka Al-Qaeda juht Ayman al-Zawahiri Ameerika operatsioonis, mille rahvusvahelised väljaanded omistasid CIA-le. Ta oli Osama bin Ladeni järglane ja üks ülemaailmse terrorismi tähtsamaid tegelasi. Juhtum kinnitab sama loogikat. Ameerika luure suudab tegutseda isegi vaenulikus keskkonnas, jälitada kõrge väärtusega isikuid ja tegutseda nii, et operatsioon ei muutu avalikuks sõjaks terve rahva vastu. Iraani jaoks on see ebamugav hoiatus, sest revolutsiooniline kaardivägi kasutab võrgustikke, peidukohti, liitlasi ja tundlikke alasid sarnaselt organisatsioonidega, keda Ameerika Ühendriigid on juba aastakümneid jälitanud. 2019. aastal kaotas Islamiriik samuti Abu Bakr al-Baghdadi Ameerika operatsiooni käigus loode Süürias. Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium teatas tol ajal, et Ameerika väed tapsid rühmituse juhi ning Trump nimetas operatsiooni Ameerika terrorirühmituste juhtide jälitamise demonstratsiooniks. Jällegi oli loogika sama. Leida üles, piirata võrgustik, vähendada juhtimisvõimet ja takistada struktuuril vabalt edasi tegutsemast. Kui sellist ajalugu võrrelda revolutsioonikaardiväega, tekitab see Teheranis ebamugavust. Iraanis endas on paranoia, sabotaaži ja spionaaži suhtes ainult kasvanud. 2026 aasta mais teatas Reuters, et Teheran hukkas 2 meest, keda süüdistati spionaažis. Üht neist süüdistati strateegiliste paikade, sealhulgas Natanzi kohta teabe kogumises. 2024 aastal teatas Associated Press samuti 4 mehe hukkamisest, keda Iraan süüdistas tehase vastu suunatud sabotaaži kavandamises, mis oli seotud Iraani kaitseministeeriumiga, väites, et neil oli seos Mossadiga. Need uudised näitavad, et režiim teab, et tema suurim nõrkus võib peituda tema enda sees. Informandid, lekked, kaardistatud sihtmärgid ja haavatavad struktuurid. Just sellises keskkonnas muutuvad CIA-ga seotud lennukid oluliseks. Need ei pruugi tõestada sabotaažioperatsiooni Zanjanis, kuid ilmuvad õigel hetkel, et suurendada psühholoogilist survet. Diskreetsed lennukid ei lenda sõjapiirkonnast läbi ilma põhjuseta. Nad võivad transportida luurepersonali, sideseadmeid, tugisüsteeme, analüütikuid või tundlikku materjali. Ei ole teada, mis pardal oli. Ei ole teada, mis pardal oli. Aga kui liikumine toimub samal ajal, kui revolutsiooni kaardivägi kaotab liikmeid, droonid ilmuvad Iraani kohale ja Hormuzi väin satub kriisi, muutub sabotaaži võimalus tugevaks hüpoteesiks mängulaual. Teiste riikide näited kinnitavad mustrit. Afganistanis jälitati Al-Qaeda juhtkonda aastaid, kuni nad kaotasid oma peamised juhid.
Süürias tabasid Ameerika operatsioonid Islamiriigi juhtkonda. Kuubal näitas külm sõda, kuidas CIA kasutas salajasi operatsioone vaenulike režiimide survestamiseks. Iraanis endas sai Natanzis tööstusliku ja kübersabotaaži sümbol. Meetod muutub vastavalt olukorrale, kuid loogika jääb samaks. Kui mõnda struktuuri nähakse otsese ohuna Ameerika huvidele, kasutab Washington luuret, sõjalist survet ja varjatud operatsioone selle võimekuse vähendamiseks. Nüüd, mis edasi saab, sõltub sellest, kas revolutsiooniline kaardivägi jätkab Hormuzi blokeerimise katseid, ründab laevu või aktiveerib piirkondlikke relvarühmitusi. Sellisel juhul kipub Ameerika surve kasvama. Kui Iraanis toimuvad uued plahvatused, võib Teheran suurendada vahistamisi, hukkamisi ja spionaaži süüdistusi. Ja kui CIA-ga seotud lennukid tõepoolest toetavad suuremat operatsiooni, võib režiim seista silmitsi veelgi karmima perioodiga. Mitte ainult nähtavad pommitamised, vaid ka nähtamatu kurnamiskampaania ladude, sidetehnilise personali ja strateegiliste punktide vastu. Lõpuks seostatakse 14 hukkunud liiget kahtlusega, et CIA on seotud. Otseselt või kaudselt võib olla seotud uue sabotaažilainetusega revolutsioonikaardi väe ja Iraani režiimi struktuuride vastu. Iraan nimetab seda õnnetuseks. Kuid Natanzi, Stuxneti, sisemise spionaaži, operatsioonide, Al-Qaida vastu, tegevuste Islamiriigi vastu ja märkamatute lennukite liikumise ajalugu. See näitab, et kui Ameerika luure hakkab tegutsema vaenuliku režiimi lähedal, siis järgmist plahvatust nähakse harva kui lihtsat kokkusattumust. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.